See siin minu selja taga on kurikuulus metsalagendik Viljandimaal Metsküla küla lähedal, kuhu Eesti riik plaanib ehitada matmispaiga. Siia peaks siis tulema nüüd riiklik matmispaik, kuhu siis vajadusel, tõesti äärmisel vajadusel oleks võimalik matte siis haigestunud ja taudi puhul hukatud loomad, põllumajandusloomad. Et kui muu võimekus nii-öelda, see põletamine ja kõik muu nii-öelda võib tagasilööke anda, siis oleks võimalus tõesti siia matta. Aga seda ka äärmisel juhul. See on tõesti meie poolt väga äärmine juht, kui meie tahaksime siia matta. Kuigi sellel aastal laastas seakatk korralikult seakasvatajaid, ei ole riigil põllumajandusloomi matta tarvis olnud. Kuid ma ütleks, et me olime täna suhteliselt piiri peal ja selles ka need ettevalmistused hakkasid. Meil on kindlasti üle 10 aasta tagune kogemus, kus tormas see maetisead. Sealt me oleme õppetunnid saanud, et täna valmistame natuke põhjalikumalt seda kõike ette, seda matmispaika siin. Mis siia tuleb, nagu aru võib saada, siis ikkagi juuritakse need kännud välja ja tuleb siia veel midagi? Ja hetkel on ligipääsutee on tehtud, mahalaadimisplats on ka ette valmistatud vajaduseks. Praegu käib töö siis aia ehituseks, et siis minimeerida väljaspoolt tulevate väikeulukite ja suurulukite ligipääsu, juhul kui peaks tõesti kunagi matmiseks minema, aga ma rõhutan veel kord, et riigi esimene plaan ei ole siia matta, et esimene plaan on endiselt sama plaan, mis meil oli ka sel aastal, ehk siis need hukatud loomad põletada. Pisikese Metsküla külaelanikud on aga mures, et matmispaik just nende külasse plaaniti. No hetkel ongi see, et esiteks on see, et ta on ikkagi suhteliselt lähedal on ju, inimeste ja kodudele. Siis lisaks on see, et on oht inimeste kaivuvee reostumisele. See on jah põhiline hirmus, et on siin erinevaid arvamusi. Osad on päris vastu, et ei tahaks üldse. Osad juba tegelikult talud hakkavad isegi vaikselt leppima, et kui nagu juhul, kui tulebki on ju, siis isegi see meede võiks olla nagu siis üks alternatiiv, mis tegelikult nagu et siis nagu 100% vastu enam ei oleks. Saan nende murest täiesti aru ja see on väga loogiline, et nad seda muret väljendavad, aga see Metsküla matmispaik siin on täna hüdrogeoloogiliste tingimuste poolest kõige sobilikum paik. Vettpidav kiht on all, et otseühendus põhjaveega ei ole ja kõik võimalused, kõik tingimused on siin ära olemas nii-öelda, et minimeerida siis seda reostuse ohtu põhjaveele ja ümbritsevale looduskeskkonnale. Regionaal- ja põllumajandusministeerium töötab hetkel välja Metsküla matmispaigale kõige lähemal olevate elanike puurkaevude ehitamiseks toetusmeedet. See hõlmab vajalikku tehnilist kirjeldust, puurkaevudega seotud valimit, kaevude kasutamise põhimõtteid ja palju muud. Võimalusel saame siis kompenseerida oma siis joogivee, et kas siis rajame puurkaevu, kus täna puurkaevu ei ole, võib-olla muud ühendused, toruühendused elamuga ja nii edasi, et täpsemad tingimused veel selguvad, aga ta on täna lõpujärgus ja kindlasti siis tuleme kohalikele seda ka tutvustama ja räägime ka kohaliku omavalitsusega ilusti läbi. Aga eks ikka teeb muret ja eks me nüüd üritame aru saada, kas ta nagu vastab ikka 100% nendele nõuetele, mille ta vastama peaks, sest on tegelikult tulnud välja, et me oleme mitu korda kirjutanud ka, et ühispöördumise vastuses me kirjutasime tegelikult, et seal on paar lahkeli nende koguste osas ja nii edasi, et tegelikult, et kas see matmistingimused on ikka need õiged, mis tegelikult olema peaksid, et see on ka üks koht, mida tegelikult osad inimesed näevad, et mis ei ole päris korrektne.